esmalt palju õnne, taaskord ka minu poolt. Esimene küsimus see, et võib-olla pisut avada teie enda mõtteid ja motivatsiooni. Mis on see asi teie töös, mille üle te ise olete kõige uhkem ja mis te arvate, et mis võiks olla eeskujuks ka teistele? Egle. Ma olen seda varem ka korduvalt öelnud, et ma arvan, et ma olen see õnnelik inimene, kes on leidnud enda jaoks selle õige südamevaldkonna, haridusvaldkonna ja õige ameti ehk haridusjuhi ameti. Et ma väga naudin oma tööd ja ma olen korduvalt mõelnud, et ma arvan, maailm oleks tunduvalt parem paik, kui me kõik oskaksime võib-olla teha enda mõttes paremaid valikuid. Mul on lihtsalt vedanud. Riivo. Uhkus on nagu patt, aga samal ajal nagu natuke peab uhke olema ka. Aga ma arvan, et ma olen kõige uhkem nendel hetkedel, just kuna füüsikaõpetajana uurime loodust, kui midagi, mida ma olen nagu planeerinud, et proovime nagu katseliselt järgi teha, see tuleb nagu päriselt välja ja ma näen, et õpilased selle katse või selle tegevuse läbi päriselt saavad sellest paremini aru. Alati ei õnnestu see, aga sellepärast ongi, et kui need tuleb täpselt nii välja, nagu tahtsid, siis on selline asi, mida lähed kolleegidega jagama ja õpilastega oled ka ise nagu väga elevil õnnelik sellele, et see õnnestus. Aga kas teinekord ka mitte läbikukkumine ei ole väga, väga hea asi, millest õppida? Muidugi on katseid, mis kukuvad igal aastal läbi ja ma teen neid igal aastal uuesti. Ma lihtsalt räägin, et see peaks töötama, meil ei tööta ja siis me analüüsime, et miks ei tööta. Ja me saame nagu tegelikult sellest selle nagu õpiobjekti nagu kätte. Egle, teie enne, kui te läksite Audru kooli, olite Uulu kooli juht ja teid esitasidki õigupoolest ju Uulu kooli õpetajad siia ja mul on tunne, et see kogukonna tunne, mida te suutsite tekitada selles koolis ja selles asulas, on jätnud nagu väga tugeva jälje. Mis on teie nägemus sellest, et milline on üldse tänapäeval selliste väikeste kohtade koolide võimalused ja vajadused, et need nagu jääksid püsima? Kindlasti koolid vajavad pädevaid koolijuhte, hoolivat koolikeskkonda. Et mina ka, et kui ma ikka tagantjärgi, kui te helistasite ja andsite teada, et ma olen preemia laureaat, siis ma mõtlesin ka, et eriliselt ilus on ju, et endised kolleegid on esitanud, et võiks ju mõelda, et mis Eglast ikka ta läks ära. Aga ma arvan, mis Uulu mulle õpetas, ma olin seal 7 aastat ühest hästi tavapärasest koolist, millest tegelikult ka kohal olevad inimesed ei arvanud ju hetkel midagi. Sai kool, millest teadsid paljud üle Eesti, mida teatakse ka täna, kus käidi õppimas ja mis see võtti oli see hoolivuse kasvatamine. Koolis sees kasvas hoolivuse tunne ja see peegeldus kogukonda ja kogukonnast ka väljaspoole. Et ma arvan, et kui me suudaksime kõikides kogukondades toetada oma koole nii, et nad saaksid luua sellised koolikeskkonnad, siis meie lapsed oleksid kindlasti õnnelikumad. Kas te olete veendunud, et see on võimalik igal pool Eestis, mis tahes koolis? Täiesti veendunud. Selleks on vaja kompetentseid koolipidajaid, pädevaid koolijuhte ja ka hoolivaid õpetajaid. Ja siis on kõik tehtav. Mis sellest võrrandist praegu kõige rohkem puudu jääb? Oleneb koolist. No, Riivo, teie töötate teistsuguses kontekstis. Ka reaalkooli kohta öeldakse tihti eliitkool. Aga siiski, kas teie tunnetus on see, et see, mida teie teete, samamoodi toimiks ka siis, kui te läheksite tõesti Räpinasse, Sillamäele, kuhu iganes? No, mul on tõesti olnud au töötada suurepäraste õpilastega ja kas see just elitaarne on, ma seda ei ütleks, võib-olla meil lihtsalt on neissugused ootused ja nõudmised nii õppimisele kui õpetajatele kui sellele protsessile nagu tervikuna. Aga eks see õpetamine või see õpetamise tegevus, mis seal klassis toimub, et see peab olema ikkagi õppjakeskne, mis tähendab, et need väljakutsed, mis on meil oma koolis, need väljakutsed oleksid teistsugused teistes koolides ja siis seda tuleks seda nagu korrigeerida. Aga need põhimõtted, millest see õpe lähtub, on samad. Et me teeme ikkagi asju, mis õpilastele läheksid korda ja päriselt nad näeksid selle asja väärtust,
nad näeksid, et miks me seda teeme, kuidas on see seotud nagu nende igapäevase eluga praegu ja tulevikus. Ehk ma arvan, et sarnase programmi alusel võib-olla päris mitte, aga sarnaste põhimõtetega kindlasti. No, Eestis see füüsikaõpetajate puudus on üks asi, millest nagu väga palju räägitakse, et seetõttu olete te ka ise osalenud selles videoõpsi programmis, teinud neid videoloenguid erinevates formaatides. Kas ja kui vajalik ikkagi on see üks õpetaja seal koha peal, kes seda õpetamise protsessi läbi viib, või mille me saame siis delegeerida videosse? Kui on niisugune plaan, et okei, et loeme kõik tunnid sisse, paneme videona seina peale, klassis räägime, no see tegelikult ei tööta. Et ka need videoõpsi videod või üldse mingid sellised asjad, mis on sisse tehtud, et kas või siis praegu hästi kuulus nagu see tehisintellekt, eks ju, et ta ei asenda seda õpetajat ära. Et see ei ole mõeldud selle jaoks, et ma panen ta nagu õpetaja asemel sinna klassiruumi. Eriti füüsikas, kus tegelikult enamus asju võiks toimuda niimoodi, et me mängime katsetega, me proovime analüüsida õpilaste enda näiteid, vastab nendele küsimustele, mis õpilastele enda peas tekib ja teeme seda nagu koos, eks ju. Mis tähendab, et selle õpetaja olemasolu on väga oluline. Aga ma selles mõttes, et miks füüsikaõpetajaid puuda, füüsika, mina ütlen alati, et ta on imelihtne, no päriselt ongi. Ja sealt edasi liikudes on ta ka kõige lõbusam õppeaine, nagu kindlasti. Sest me tegeleme samaaegselt kõigega, väga nagu, ma ei tea, meil on võimalik teha kõige rohkem katseid, kõik, mis me klassides teeme, see on füüsika, nii et me jõuame niimoodi tegelikult nagu selleni, et see on kõige lõbusam. Ekle, kas te olete nõus? Te alustasite ise matemaatikaõpetajana? Ei, no ma arvan, et kui ees on särav õpetaja, kes ise usub, et minu õpetatav aine on maailma kõige ägedam, no siis see on juba üks, sest õpetaja, see eeskuju, see natuur seal ees on tegelikult palju olulisem kui need ainealased teadmised, mis ikkagi õpilastele edasi lähevad. No, teie kogemus koolijuhina, see sama õpetajate järelkasv, õpetajate puudus. Oleme kuulnud ka meie siin majas palju nendest koolijuhtidest, kes ütlevad, et kui selline kooli maine ja see kooli juhtimine on atraktiivne, siis ei ole probleemi õpetajate leidmisega. Kas see on ka teie kogemus? Uulus mul ei olnud väga raske õpetajaid leida, jah. Et seda küll, aga tänane õpetaja valib ikka palju teadlikumalt koolikeskkonda. Et nii ei ole, et minnakse kooli ja jäädakse sinna 25 aastaks ja talutakse kõik ära, mis on. Et nii nagu me kõik ju vajame tegelikult enda parima potentsiaali väljendamiseks head keskkonda ja nii otsivad ka õpetajad seda. Ja kui on hea olla, siis sul on ka head töötulemused. Aga muidugi järelkasv on ikkagi murekoht. Kuidas seda siis lahendada? Ma tean, et imeretsepte ei ole. Me näeme, et noored juba tahavad saada õpetajaks, nad lähevad ülikooli seda õppima. Kas teie arvates see lahendab või on veel mingisugused hoovad, mida tuleks tõmmata ja kuidas toetada neid noori? Ma olen seda ka välja toonud, et õpetajaamet on ju ainus amet, kelle juurest käivad tuleviku tööturu inimesed läbi. Ainus amet, ühtegi teist sellist ametit ju ei ole. Ja mida rohkem me suudame kasvatada või mida rohkem on neid õpetajaid, kes on tohutult suureks eeskujuks meie õpilastele, et nad tahaksid olla meiesugused, seda rohkem nad tahavad ka olla õpetajad. Minul on täna matemaatikaõpetaja skoor vähemalt üks minu õpilane on täna matemaatikaõpetaja. Ma ootan, millal tuleb esimene koolijuht. Tegelikult oli mul ka olemas, ta palus, et ma ootaks ära, kui ta gümnaasiumi või ülikooli ära lõpetab ja siis ta tuleb Uulu. Aga tema ilmselt kasvab ühel hetkel koolijuhiks. Aga see meie vastutustunne, et kas me anname igapäevaselt oma töös selle panuse, et need lapsed, kes meie koolides õpivad, tahaksid olla tulevikus meie rollides. Siit üle võttes on olnud pikk periood tegelikult, kus me ei saa nagu rääkida nagu järelkasvus, kui me otsime, et õpetaja valib väga teadlikult kooli, vaid me lihtsalt õpetajad liiguvad ringi koolide vahel, aga kahjuks on olnud see, et meil koolidest nagu ei tule uut peale. Ja seetõttu on ka see põhjus, et miks füüsikaõpetajate keskmine vanus on üks kõige kõrgemaid ja see ei lange, vaid see tõuseb ja kui siin erinevaid statistikaid lugedes tekib nagu väga nagu hirm tuleviku ees põhimõtteliselt, et kuidas see asi nagu lahendada. Aga need noored, siin on nagu kaks asja nagu füüsika õpetamise juures, et nendest peab lihtsalt rääkima, et esimesed 5 aastat on kõige keerulisemad ja selle ajal
ei tohiks siis seda õpetajat üle koormata, aga kui sa leiad endale selle uue noore füüsikaõpetaja, siis tahaks, et ta annaks kõik tunnid ära, mis ta saab anda, sest nii kahjuks on. Aga nii ei tohiks teha, sest see tähendab, et 5 aasta pärast või vähemalt 5 aasta pärast otsite uute inimest endale. Ja teine asi on see, et need võib-olla need suurepärased füüsikaõpetajad, kes klassis oleksid, et nad näevad enda potentsiaali nii suurena ja peaksidki nägema ja neile pakutakse võib-olla natuke sükest teistsugust tulevikku, mille nad mingitel kindlatel põhjustel ka valivad. Et sellest peab lihtsalt rääkima, et tõesti, et see potentsiaaliga inimene leiab väljund erasektoris, mis teda kõnetab võib-olla rohkem. Aga minu arust on siin ka see osa, see teadlik roll, et kui noor õpetas juba ametisse, et sa koolijuhina oled teadlik, et algus ongi raske. Seesama mina olen öelnud, ma 10. aastal klassi ees tundsin, et ma juba oskan midagi ja siis ma mõtlesin, issand, mida õpilased eelnevad 9 aastat saanud on. Ja see nii ongi, õpetaja läheb ajas kogu aeg paremaks ja algus ongi raske, aga see algus tuleb ühiselt koos nii-öelda hakkama saada ja vastu pidada ja siis edasi läheb ainult paremaks. Just kohe see ühiselt koos on hästi oluline, et tegelikult Eestis on neid programme ja projekte ja need on viimasel ajal just nagu tulnud üles Laend ja Füüsikaseltsi erinevad üritused, kuhu me oleme nagu kutsunud, et kui sa alustav õpetaja füüsikas, et tule kohale, jagame materjale, jagame nagu infot, jagame oma lugusid, näed, et see on tegelikult nagu, et see seltskond on ka kellega võiks nagu koostööd teha ja siis on see tunne, et sa ei ole nagu üksi, et sest kuna füüsikaõpetajaid enamasti koolides on keskmiselt 1, et siis ta ongi nagu üksinda seal jääb siuke mulje, aga tegelikult see Eestis on neid veel. No see märksõna kogukond käis juba teie mõlema jutust läbi, et Uulut on ka kirjeldatud kui kogukonna kooli, eks ole, mis tähendabki väga tihedaid sidemeid siis kohalike elanikega. Aga kuidas te nii-öelda laiemalt tunnete, et kas nagu Eestis on nagu haridusosas selline toetav kogukond olemas, kui me võtame kõiki neid osapooli, ettevõtjad, kes toetavad seda preemiat, toetavad selliseid Laend-programmi stiilis asju, lapsevanemad, otsustajad, et kas te tunnete, et toetust on või on kusagil veel nagu natukene, et kedagi peaks tõmbama kaasa sellesse kogukonda? See väga sõltub koolist ja piirkonnast ja ka koolijuhist. Et koolijuht saab ka olla nii, et sa lähed hommikul tööle, paned oma kabineti ukse kinni ja oled ilusti kommunikeerinud, et minuga vestlemiseks broneeri aeg, eks. Teine versioon on see, et sa mõtestad, et kes sa oled. Mina ikkagi mõtlen nii, et need lapsed, kes minu koolis on, need on selle piirkonna lapsed. Nad elavad siin, ma tahan, et nad ka tulevikus oma pere siia rajaksid. Meie peame andma panuse mitte ainult matemaatikaalaseid teadmisi ja füüsikaalaseid teadmisi, vaid ka inimlikke väärtusi peame edasi andma nii, et nad oleksid meie kogukonnas tulevikus paremad inimesed. Või ka näiteks, kui mul on olnud koolides juhuseid, kus ma mõtlen vanemate puhul, et miks küll, siis ma mõtlen, aga minul on võimalus anda panus sellele lapsele, et tema oleks tulevikus parem kogukonna liige, eks. Ja see mõtestamine, et kas minu koolijuhi roll on seal kabinetis selle arvuti laua taga või tegelikult palju laiemalt. Ja ma arvan, õige on see mõtlemine, et sa ikkagi mõjud ju palju laiemalt. Reaalkool ei ole nii-öelda kogukonnakool või kuidas? Ei, meil on ikkagi väga selge ja tugev nagu kogukonna tunnetus, sest meil on väga tugevad vilistlased, meil on vanemad, kes mitmendat põlvkonda juba seda kooli läbivad ja meil kindlasti on olemas need samad omadused, mis on ühes väikses kohas. Meil küll on muud asja siin ümber on väga palju, aga ma ütleks, et meil on ikkagi see tunnetus on olemas, see kooli nagu selline kuuluvustunne on nagu suur. Ma annaksin nüüd üheks küsimuseks sõna ka härra presidendile. Ikka küsin, jah. Te olete reaalkoolis. Mis peaks nüüd tõesti juhtuma, et lahkuksite reaalkoolist ja läheksite Audru kooli õpetajaks? Audru ma mõtlen väikse tähega. Kuhugi maa kohta kogukonnakooli, mis on päris kogukonnakool. Sest väga raske on ju lahti haakida ennast koolist, kus valitakse ju õpilasi kooli. Mul ei oska konkreetset asja kohe öelda, aga minu peas see mõte ei kõla nagu ebaloogiliselt, ütlemist niimoodi. Et ma arvan, et see tõuge, mida mul vaja on tegelikult väga väike.
No mulle muidugi aitab kaasa see, et ma olen oma olemuselt olen maapoiss, et ma nagu hakatakse maakohast rääkima, siis mul läheb juba natukene nagu silm särama, et seal on nagu võimalik panustada. Mida ma ise näen, on nagu see, et see töö erinevus ükses koolis, kus mina olen ja võib-olla mõnes väikse asula koolis, kus on väiksemad klassiruumid, see sisu sellel tööl on natuke teissugune. Ja eks see kohati sobib nagu õpetajatele ka, et millise sisuga tööd nad on valmis nagu rohkem tegema. Aga mina näen, et need väljakutsed, millega ma igapäevaselt tegelen ja need väljakutsed seal oleksid piisava sellise lähima arengutsoonis, et ma võtaksin selle väljakutse iseenesest vastu, kui see mingi tõuge tuleks. Aga mis see tõuge peaks olema? Ma ei oska öelda. Ma hinnasilti külge ei pane endale. Aga ma küsin teise küsimuse ka siis, et te olete Koidula kooli lõpetanud ise. Miks te sinna tagasi ei läinud? Ma olen seda mõtestanud nii, et ma olen ise Koidula koolis 12 aastat õppinud ja ma ikka olen mõelnud, mina arvasin ka, et minu laps läheb ka ikka suurde linnakooli ja koolis peab raske olema, siis saad elus hästi hakkama. Ja siis elutee viis mind Uulu kooli ja siis, kui minu poja hakkas kooli tulema, siis ma mõtlesin, kool oli selles mõttes juba nii hea arengu teinud, et meil ei saanud enam kõik kooli, meil oli nii palju tahtjaid. Ja tegelikult see oli üks hetk kooli koridorus. Ma olin mõned nädalad olin ametis alles olnud ja kõndisin koridori peal ja nägin, et 5. ja 8. klassi poiss vestlesid omavahel vahetunnis. Ja siis mina, olles 27-aastane, mõtlesin, et issand, meil Koidulas noorematega ei vestlenud meie ja vanematega ei või vanemad õpilased ei vestlenud meiega, sest meil oli 6 klassi paralleele, meil oli juba omavanuseid nii palju. Ja siis mida aeg edasi, siis ma sain aru, et et minu poja tuleb Uulu kooli. Ja ma võtsingi seda oma elu õpetusena, sest et kui ma olin täiesti kindlalt veendunud, et õige kool on seesama linnakool, eliitkool, katsetega kool, siis ma sain aru, et tegelikult üks maakool annab väga palju inimlikke väärtusi, mis eliitkooliga, katsetega kooliga alati ei kaasne. Mitte selles mõttes, ma väga austan Koidula kooli ja ka reaalkooli absoluutselt ja seal on oma võlu. Aga ma arvan, et eriti algklassides ja põhikoolis inimliku väärtuse kasvatamine on maapiirkonna koolides palju lihtsam. Ma võin kohe täpsustada, tegelikult minu koolid algas 10 klassi või 10 õpilasega klassist, kus koolis oligi 20 õpilast, ehk siis meie klass oli pool koolist, väike Veltsi lasteaed algkool, mida enam ei ole, on ta lasteaed ainult. Ja jätkus Haljala koolis, mida ka enam ei ole sellisel kujul, nagu ta siis oli, kus meil oli ka väga väike kool ja mina seda olles just Veltsi lasteaed algkooli nagu viimaste hetkede juures viibinud ka, et siis see väärtus, kui sul on nagu väga vahetu põhimõtteliselt nagu koostöö klassiõpetaja ja õpilase vahel ja sa saad, seal ei olegi võimalik, et see areng ei oleks nagu selle õppjakeskne või et see areng oleks, seal on kindlasti palju parem see nii-öelda õpilase teekond kui selles suures klassiruumis. Ma esitan ühe küsimuse veel, et millal noor õpetaja saab vanaks õpetajaks? Ma tean ühte juhtumit, kus on noor õpetaja, 33-aastane ja talle õpilased ütlesid, et te olete juba nii vana, et kas teil TikTok ka üldse on? Et kuidas te tunnetate? Kas te tunnetate ennast vana õpetajana juba või noore õpetajana või õigemini, kuidas teie õpilased tunnetavad? Kes te olete, vana või noor õpetaja? No mul on, ma ise olen kogu aeg mõelnud, et eks on mu välimusest lihtsalt, et mul on nagu välimused iseärasused, mis teevad mind natuke vanemaks. Aga õpilaste jaoks see vanuse tajumine on väga veider. Ehk siis me oleme teinud seda katsetust, et proovinud nagu erinevate vanusastmete õpilastelt aru saada, kui vanad nad arvavad, et ma tegelikult olen. Ja siis ma saan ka aru, et nad vist tegelikult ei tea, kui vanemad on nende vanavanemad ja kui vanemad on nende vanemad, sellepärast, et need vanusevahemikud on äärmiselt veidrad. Ja seetõttu mõnikord õpilased kipuvad unustama, et õpetaja on ka inimene, et ta tegelikult ei ole see objekt, millele sa oled sidunud ära selle kindla käitumismustri, aga et ta tegelikult võib-olla on sama vana kui su vend või keegi, keles sa ise näed, et ma olen nagu minu sõprusringkonnas olev inimene. Ma sügisel Lindi kooli läksin, siis 4. klassi õpilane küsis mu käest, oli üks arusaamatu olukord, ja küsis, mida, sa oled 60?
aga tegelikult on nii, et on neid õpetajaid, kes on juba pensionieas ja nad on ikka hingelt noored. Õpetaja Pärt Kukk, kes meil siin täna on, kes aasta põhikooli aineõpetajaks valiti, ta on küll juba pensionär, aga hingelt väga noor. Samas on ka neid noori õpetajaid, kes juba 5 aasta pärast leiavad, et see amet on neile nii kurnav olnud ja on ilmselt aastaid turjale andnud, et see on nii erinev, et vanus on õpetaja puhul ainult üks number. Muidugi kohe õpetajana rollist tulles, et õpetajaamet on nagu kahtepidi huvitav, et ta hoiab sind nagu kogu aeg nagu noorena, aga tegelikult teeb kogu aeg vanemaks. Ehk siis ma nagu mäletan veel seda hetke, kus mul ei olnud Alja Karvu, aga need õpetamisametis ma võin nagu pärast mingit konkreetset päeva, ma vaatan peeglisse, näed, see on tänase päeva eest. Eks ju. Et see kahjuks nii on, aga ta hoiab alati noorena. Ja viimase küsimusena, ma siit juba jutust, mulle kostus ka vastu, et see hariduse mitmekesisus või hariduse rikkuse mõte, et meil peab olema erinevatele õppijatele erinevaid võimalusi, kas siis klassi sees, kooli sees või üle Eesti, et see on vajalik ja see tähendab, et oma väärtus on nii nendel kesklinna gümnaasiumitel kui ka nendel pisikestel maakoolidel. Kas te kirjutate sellele alla? Nii nagu iga inimese jaoks on õige ametikoht, õige töökoht, nii-öelda kuhu ta sobib, nii on ka iga lapse jaoks. Ja me ei saa võtta Eestis sihiks seda, et me teemegi suured 800-900 õpilasega koolid, sest et see on ju tohutu rahaline kokkuhoid, ei ole. Et me peame ikka nii nagu haridusvõrgu muudatustes, me peame vaatama, kes on need lapsed ja millist mõju see neile avaldab ja disainima oma haridusvõrgu selle järgi, mis on selle piirkonna laste vajadused. Kui näiteks me Audru piirkonnas leiame, et selle piirkonna laste jaoks sobibki Tallinna Reaalkooli sarnane kool, siis me loome Tallinna Reaalkooli filiaali Audrusse, eks. Et aga kui see nii ei ole, siis me peamegi tegema nii, mis on selle piirkonna jaoks vajalik. Aga nii nagu on Tallinna Reaalkoolil on oma võlud, nii on Audru ja Lindi koolil oma võlud. Ja see ongi Eesti haridussüsteemi rikkus ja me peame seda võimestama ja seda hoidma. Et kui siin mainitigi katsetega koolid, et selle mõte ei ole mitte see, et me eristaksime nagu kuidagi andekamaid õpilasi, vaid me eristame neid õpilasi, kes on konkreetses valdkonnas väga nagu kõrgelt huvitatud. Et kui meil ongi reaalkool, siis meil on kõik õppesuunad, on reaalloodusõppesuunad. Nad kõik saavad laiendatud matemaatikat, laiendatud füüsikat, natuke rohkem bioloogiat, keemiat ja nipet-näpet veel. Et see, et me muidugi muudes väga osavad oleme, see on ka väga tore, aga see on tegelikult ju nagu selle missiooni mõttes nagu teisejärguline. Ja samamoodi peakski rohkem nägema, et meil ei ole mitte universaalselt mingid koolid, kus me õpetame kõik lapsed kõikides asjades suurepäraseks, vaid meil on nagu keskkonnad, kus laps saab areneda täpselt enda selle huviala või see, mis tal kirge tekitab selle algusest. Suurepärane, ma tänan teid selle väga sisuka ja hea vestluse eest, soovin teile veel kord palju õnne ja me jätkame siit nüüd niimoodi, et nüüd on võimalik pildistada. Laureaadid palun siis koos presidendiga pildistama